Tere! Toimekas päev on selja taga. Mina olen kõvasti aias tööd teinud. Arvatavasti teiegi olete kas siis füüsilist tööd teinud või istunud arvuti taga või mingis sellises sundasendis, kus võib-olla selg on väsinud või on vajadust natukene lõdvestada, venitada, et keha jälle mõnus ja liikuv oleks. Ja ma näitan 2 harjutust, mis on hästi hea teha sellisel puhul. Esimene on püsti seistes. Võta selline mõnus harkasend, lase põlvedest natuke alla, selline asend. Ja lihtsalt hakka õlgadega natuke liikuma, et kõigepealt hästi mõnus lõdvestus tuua siia õlgadesse, kätesse, pööra oma pead, silmad võid kinni panna. Ja lase oma selg hästi mõnusalt vabaks. Ära anna esialgu suurt hoogu, vaid lase käed hästi raskeks. Õlad, küünarliigesed, randmed ja sõrmed lõdvesta täielikult. Pööra pead proovides vaadata selja taha, aga hoia puusad ja põlved rohkem paigal, et pööre toimub taljast. Ja kui tunned, et käed on juba hästi lõdvestunud ja õlad, siis hakka andma hoogu juurde ja iga kord vaata selja taha. Ära hinge kinni hoia, vaid hinga iga kord, kui käed tulevad ümber keha ja toimub maksimaalne pööre, siis hinga välja. Ja vahepeal võid vahetada, hingad välja vasakult poolt ja pärast teed nii, et hingad välja paremat poolt. Ja seda harjutust võid jätkata nii kaua, kui sa tunned, et siin seljas ja kaelas enam nii kõvasti ei krõbise ja kuidagi selg läheb selliseks mõnusaks ja lastseks ja sa tunned ise ära selle momendi, kui tundub, et nüüd piisab. Et üle pingutada selle harjutusega väga ei saa, lihtsalt lõdvestus on oluline. Teine harjutus, mis on seljale väga hea ja ka kogu seljale, kaelale, ülaseljale ja kindlasti alaseljale ja puusadele, on selili. Heita selili ja jäta jalad konksu ja pane käed laiali. Ja lihtsalt lase oma põlved ühele ja teisele poole. Aga ära lase kukkuda järsult, vaid hästi mõnusalt liiguta ja püüa jõuda jalgadega põrandani. Aga loo ka siin lõdvestus, aga ära tee järske liigutusi. Ja pead hakka pöörama vastassuunas. Ja kui sa oled natuke aega sellisel viisil teinud ja on ka tekkinud selline kerge lõdvestus juba, sa tunned, et võiks natuke tugevamalt venitada, siis kui sa tood jalad siia küljele, siis lükka puus nagu järgi. Luba puusal tulla siia külje peale, jalgadele järgi. Tee seda rahulikus tempos, ära kiirusta, eriti kui sul alaselg on natuke valulik. Ja ka seda harjutust võid teha täitsa tükk aega ja kui tunned, et tahaks veelgi rohkem venitada, nii et venitus tuleks ülaseljani välja, siis pane jalg üle põlve. Jäta tald ilusti maha, et ära talda tõsta ja lase niimoodi jalad ühele poole ja teisele poole. Ja sa võid siin asendis ka peatuda, keera pea teisele poole jalgade suhtes ja lihtsalt hinga ja lase siit keha kõik hästi vabaks. Ja siis vaheta jalga ja tee sama teistpidi ka.
ja ongi tänased harjutused tehtud. Tee siis neid seljaharjutusi igapäevaselt, kui sa tunned, et su selg ei ole päris korras, kui sa teed füüsiliselt rasket tööd või kehale raskes asendis, sundasendis tööd või lihtsalt istud palju, siis on igal juhul su selg korras. Aitäh ja